Tervist, head televaatajad! Käes järjekordne aeg saateks. Mis meil saate nimi on? Plaan B või? Näed, lehvitame siin lipuga ka nagu niimoodi. Üks naljaamas ütles niimoodi, et see on uus Eesti lipp, aga seda me nii ei ütle. See on ikkagi erakonna lipp, et Eesti lipp on meil seal Indreku juures laua peal. Ja millest me täna räägime siis? Urbo? Räägime reisimisest. Hommiku arutasime ju, et mis teemat võiks, et paneme täna puusalt, eks ole, aga tegelikult ju kõik eestlased armastavad reisida ja võiks rääkida reisikogemustest. Sinul on just selja taga, ma arvan, siin üks 5000 kilomeetrit või eksin ma? No jah, 5000 edasi-tagasi. Indrek on siin kiidelnud oma 10 000 ja ma jätan saladuseks, aga mul on sellised põnevad riigid ka läbi käidud, et meil kõigil on kogemust. Indrekul ei ole elukohtagi Eestis. Kuidas ei ole? Ta on ju tartlane tänasest. Tänasest tartlane. Hingelt on kogu aeg tartlane olnud, aga tänasest siis on lõpuni tartlane ja plaan B meeskonnas, eks ole, et meil ei ole ainult kaboid, et meil on siin ka tõsiseid Eesti mehi, eks ole. Aga võiks rääkida sellest, et kuidas oleme nagu välismaal reisinud ja mis kogemused on trahvide, liikluse ja kogu selle asjaajamisega, et kas meil on Eestis hästi, saab paremini või äkki vastupidi on liiga hästi. Et selles mõttes rääkida oma sõidukogemustest, et mina võin hakata rääkima USA-st ja käisin ka Indias ja Nepaalis. Ja Andro on Kreekast päris palju põnevaid videosid teinud ja Indrekul on ka palju põnevaid, aga Euroopa on selja taga 10 000 kilomeetriga. Ja, et Euroopa kindlasti ja võib mõne sõnaga rääkida ka Indoneesiast, et kus ma olen ka nagu olnud ja liigelnud ka mõned tuhanded kilomeetrid, küll mitte autoga, aga siis rolleriga. Said kõvasti trahvi seal või? Ei, trahvi ei saanud, kuigi Indoneesias on selline seadus, et peab olema rahvusvaheline juhiluba. Et sul võib autojuhiluba olla, aga Eesti oma seal ei kehti. Õnneks vedas tähendab, et trahvi ei saanud, politsei ei peatanud. Kõik olid sõbralikud, tohutu kaos liikluses, aga kõrgemad jõud hoiavad seda rahvast ja ei näinud selle aja jooksul mitte ühtegi avariid, ometi kõikjal olid inimesed ja. Aga võib-olla igaüks räägikski oma reisi kõige põnevamad, et mina võin teha algus ära, et ma käisin Indias ja ma sain seal peaaegu vitsa. Et seal on politseinik, kel on sellised kepid käes. Ja need, kes maksta ei jõua, õnneks ma jõudsin, ma küll õudselt protestisin selle maksmise nimel, et see oli ma kõieti mäletan, 100 kohalikku pidin maksma ja mul oli nihuke protestivaim, et kohalikud sõitsid ilma kiivrita, nemad said vitsa, minut taheti 100 saada. Võeti põlve peale niimoodi ja anti niimoodi. Ei, siis mu naine nagu koputas selja tagant õlale, ütles Urbas on 1 euro. Ja siis, kui mul kohale jõudis, mul hakkas jõle häbi, et ma maksin selle 1 euro koha peal ära, aga kohalikud said seal, et selles mõttes see oli nagu päris kihvt oli vaadata, ja minu niisugune kõige põnevam trahvipool on olnud selline, ma ei tea, mis teil on olnud, et... No minul on niimoodi, et kunagi sai seal vist Slovakkias ja ma ei mäleta linna, aga mingi linn oli nagu seal suurem ja sai kesklinnas jääda hotelli ette nagu parkima. Ja vaata, väljapool Eestit, ega ükski Euroopa rahvas tegelikult ei hakka sul rääkima naljalt võõrama keeles, ei hakka ta rääkima sul inglis keeles, saksa keeles, vene keeles, et kõik püüavad nagu oma keelt peale suruda. Eesti on ainult nagu selline, kes püüab nagu kõigile vastu tulla. Mingis mõttes on see ka hea tegelikult, sest ütleme, ega turistina sa ei peagi nagu oskama nagu seda kohalikku keelt. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, et jäingi kuskil Slovakkias seal hotelli ette seisma õhtul. Ei olnud pimedas aega vaadata nagu seda, et kas tasuline parkimine või mis kord seal nagu kehtib. Aga hommikul igal juhul läksin ja vaatasin, et näed, rattad on kinni pandud. Ja siis võtsin sealt liiklusmärgi pealt telefoninumbri, hakkasin helistama. Kõigepealt proovisin rääkida, seal võeti vastu saksa keeles ja inglise keeles ja kuna nad slaavi rahvas ikkagi on, et natukene purssisin vene keelt ja niimoodi, aga nad kuidagi aru ei saanud, et ikka kuidagi selle slovaki keeles vastu. Ja siis ma ütlesin, et kuradi idioodid. Ja siis tuli sealt vastuse, et wait a moment, 5 minutes. ja siis 5 minuti pärast tulid nad kohale. Ja siis hakkasid muidugi trahvikviitungit välja kirjutama. Lõpuks nad kirjutasidki mingisugused suvalisel paberikonsule, nagu et ma vaatasin, et kohalikele anti seal ikka õige riigitempliga paberikonsul peale, aga minule kirjutati tavalisele paberikonsule, et midagi on nagu saadud, ilmselt raamatupidamisest läbi ei lastud.
ja noh, ema oli ka kaasas ja siis arutasime emaga, et noh, palju oleks nagu mõistlik anda seal üldse nagu, et ega me ei saanud aru, mida nad tahtsid, et jälle nad inglise keelt ega midagi seal ei rääkinud ja siis arutasime eesti keeles, et noh, 100 on nagu palju anda ja 50 tundub ka nagu palju, et annaks 20. Ja siis tuli vastus, et that's okay. Nii et vajadusel oskasid isegi eesti keelt, et raha paneb rääkima. Raha paneb rääkima. Vaata, et sellised on minu kõige naljakamad kogemused. Minu kõige huvitavam seik on see, et alati ka politsei ei trahvi. Ma viimati tulin Šveitsist siit mõni aasta tagasi, siis võeti mind kiirtee peal Šveitsis maha. Tähendab, politsei sõitis ette ja tuli siis teada sinna taha akna peale, et tõmbame siis tee äärde kõrvale ja sõidame jupp aega ja mõtleme, et huvitav, et kaua me nüüd sõidame ja siis lõpuks veeti mind linna politseijaoskonna ette ja siis mõtlesin, et no nüüd hakkab saama. Mille eest? No seal on teemaksud on, Šveitsis on ja, et noh, see oli 100 000 mõtet, et mille eest me nüüd siis välja nii-öelda siit tee pealt tõmmati ja siis lõpuks oli see, et nad olid täpselt sellel hetkel autoga kõrval, kui ma vaatasin telefonist GPS-i, ehk siis ma vaatasin, et millal see Šveits hakkab otsa saama. Noh, ma üldiselt väga telefoni ei kasuta sõidu ajal ja siis ta ütlesid, et telefoni kasutamine Šveitsis on väga-väga rangelt keelatud. Ja siis ma tegin sellise hapunäo ette ja uskumatu, alati ei pea trahvima. Nii et see on väga positiivne, Šveitsi politsei ei trahvinudki mind ja luges ilusti sõnad peale ja lasi jalga ja mina panin oma asjad kokku ja läksin edasi. Ehk siis alati trahv ei tööta, et trahv ei ole alati nagu heidutus, et vahest piisab ka väga heast sõnast. No see sõna tekitabki rohkem süümepiinasid, mina arvan, kui see trahv, et trahvi maksad ära ja oled vihane veel pärast. Pärast oled vihane. Aga see on nagu ettemaks sulle, et sa iga kord nüüd mõtled selle peale, et nad olid armulised ja ei teinud sulle. Ei no, ega seda on ka Eestis olnud. Ma ütlen, et tihti ongi see, et kui ma saan selle sõnalise noomituse, siis mul on nagu niivõrd häbi, et tõesti, et miks ma nii tegin. Aga mis seda Euroopat tegelikult puudutab, et minu kogemused mitte ainult Euroopas, aga üle maailma on see ju, et tegelikult mis nagu Eestis võib-olla natuke üle pingutatakse, on see 3 kilomeetrit üle või 5, et ülejäänud maailm on see 15, on täiesti normaalne ja see ei ole mitte ainult politseiautode peal, see on ka kaamerates ja nii igal pool, et selles mõttes Eestis on see vahe nagu kõik näevad kaamerat ja siis sõidavad hirmuga 80-ga, et ülejäänud Euroopa laseb selle oma 90-ga või 110 alas laseb rahulikult edasi, aga ei olegi mingit hirmu. Aga Eestis on nagu see, et ma just tegin ühe pika Euroopa reisi ära ja nii kui Valka sisse sõitsin, kohe sain. Ainult oli seal üle mingi 10 kilomeetrit, mis on tegelikult rikkumine, aga Euroopas seda ei peeta rikkumiseks ja tekibki see, et niisugune harjumatu. Aga ma korra räägin ühe põneva seiga veel. Teate mehed, mis autodega peab sõitma? Ma käisin ameeriklasest Cadillac'iga, käisin Euroopas ja küll oli hea Barcelonas vaadata, kuidas ei saaduki seda peale tõsta. Et parkisin ka kogemata valesse kohta ja käisid ümber auto ja käisid, aga need käpad, mis seda auto üles tõstavad sinna tõstuki peale. Sellel ajal, see on muidugi nüüd 10 aastat tagasi, seda peale ei saadud, et mida suurem auto, seda vähem võimalusid ära viidakse. Muidugi Eesti automaksuga enam ei jaksa suuri autosid osta, nüüd tuleb neid osta, mida saab ära viia. Aga vanasti Euroopas oli siuke pluss. Aga vaata, mina hakkasin selle automaksuga seoses mõtlema, kui sa nagu praegu tõid selle, aga mis te arvate, kuidas hakkab olema, et vaata Eesti poliitika on nagu selliseks kujunenud, et järjest rohkemad Eesti inimesed lähevad Eestist minema, lähevad välismaale, lähevad Soome ja lähevad Soojale maale ja Saksamaale ja kus nad iganes lähevad ja ilmselt mõni läheb ka oma autoga, mis on automaksu kohustuslane. Mis te arvate, kas sellised võlgnikke hakkab päris palju tekkima, et kes lähevad näiteks välismaale, näiteks Hispaaniasse? Ma küsin teise küsimuse käest. Täna või eile oli automaksu tähtaeg, on sul makstud? Täna on tähtaeg, mul ei ole makstud. Sul on makstud? Paraku mitte. Ja teate, mina ka olen praegu väga kahe vahel, mul on nii palju tuttavad küsinud, et see on seadusega täiesti vastuolus. Ja ei teagi, mis teha, et kutsuks kõik üles, ärge makske, aga ma ei taha nagu niisugust protestilainet üles tõsta, eks ole, et me pidime olema punkerakond. Ja see oli Eesti Ekspress, suur aitäh teile Androle, teile Andro poolt ja kõigi meie poolt, et meid olete punkerakonnaks ringi nimetanud, et tegelikult sees ongi mässuvaim, et
ma korra lähen nüüd täiesti teemast välja, et mina olen olnud nüüd siis tänaseks 10 aastat poliitikast eemal. Aprillikuust sai ja teate, kuskil läheb piir ja ma tean, et siinpool läks piir ja siinpool lõpuks me saime endale ühe uue Eesti sissekirjutusega mehe, kes on aastaid olnud ilma selle tõime Eestile inimese tagasi. Jah, et inimesed isegi ei tee, tohin inglist rääkida sust ikka? Ja võib ikka. Et inimesed ei tee isegi sissekirjutust Eestisse, et ametnikud ei saaks neid kätte, sest see asi jääb aeg-ajalt hulluks ja mulle tundub, et ma ei aja nagu hullu juttu, ma vaatan Indrek siin kõrval nagu naerab kergelt, et me oleme punkerakond ja me plaanime, ma ei tea, täiega ja kutsume kõiki, kes tahavad, vaadake seal üleval on, kutsume liituma teid, et vaadake meie seda programmi ja tulge kõik liituma ja tehke oma avaldused ära, kui te muu jaoks ei taha teha. Mina ütlen, tehke ainult selle pärast ära, et olla ajaloo juures ja teeme uue suure rahvaliikumise, et erakonna esimees kutsub üles ja juhatuse liikmed kindlasti kutsuvad ka teid üles ja mina kutsun ka, et ma olen kõigile sõpradele öelnud, kas või ajaloo pärast ja 5. on meil suvepäevad, kõik on oodatud. Absoluutselt. Et nüüd ma panin küll täitsa teemast välja, aga see oli reklaamipaus muideks. See oli reklaamipaus, nii et tulge kõik liikmeks ja ma jätkan siit selle automaksu mõttega. Näiteks lähed oma Eesti autoga Hispaaniasse, automaksu ei maksa, muud vara sul siin Eestis ei ole, ega kohtutäitur ligi ei saa tegelikult. Auto saab ära arestida. No, aga kas ta tuleb Hispaaniasse selle autole järgi, mina ei usu. Järgi ei tule, aga registrisse saab märkme peale panna. No, aga sa ei tulegi selle autoga tagasi Eestisse. No aga siis, mis me sellest autost üldse Eestisse ennast jätame? Registreerime kohe ennast Hispaaniasse ära. Aga Hispaanias pead ka automaksu maksma, vaata nagu selles. No aga ma elan seal ja siis on põhjendatud, ma kasutan nende teesid. No jah, ma püüan mõelda nagu niisugune sahkerdav eestlane, et vaata, kuidas üldse nagu... Ei, ma arvan, et enamus eestlastel ei ole vastu, et kui on mingisugune maks, aga see peab olema põhjendatud. Jah. Et kui me maksame automaksu, siis palun andke meile 2-realised teed, andke meile korralikud sõiduteed, ajage liiklusasjad korda, aga praegu tõstame automaksu, liikluse maksu, kõiki maksusid tõstame ja lõpuks reisidki selle autoga, aga selles mõttes see... Ja siis tuledki niimoodi, tuled sinna Valka sisse ja ütled, näed, 200 eurot. Ei, võtame vastupidi, me räägime täna ju reisimisest, et sõidad Valgast välja, saad oma 2 sotti ära ja lähed avatud hingega Euroopasse. Jah, oled riiki toetanud. Aga vaata, me pidimegi reisimisest rääkima niimoodi, autoreisimisest ka sealhulgas. Minul on alati niisugune tunne, et kui ma saan nagu Baltikumist välja, et need Baltikum ei olegi nagu õige riik või ei olegi nagu 3 õiget riiki, et vähemalt liikluse mõttes. Et siin nagu see asi ongi üles ehitatud nagu selle trahvimise peale ja piirangute peale. Niipidi näiteks, et no ma kunagi elasin Elvas siin mõned aastad tagasi ja kui ma vaatan nagu seda, et sinna on ka investeeritud nii-öelda sellesse tee-ehitusse, aga see investeering on nagu näinud välja nagu selline, et kuidagi on tõstetud nagu mingisugused neid äärekivisid seal, siis on liiklusmärke on pandud juurde, igasugused saari on nagu 2 suuna vahele nagu tehtud ja lõpuks on pandud siis kiirust piiravad märgid. Et ühesõnaga uus tee, aga palju aeglasemalt saad nagu sinna Elvasse välja sõita. Kui ma lähen Saksamaal või Poolas või ütleme seal ülejäänud Euroopas, siis on ikkagi väikeste linnade ja suurte linnade vahele tekitatud ka sellised enam-vähem kiirteed, kus põhimõte on nagu see, et sa saad kiiresti punktist A punkti B ja ohutult seejuures, eks ole. No Poola on ju läinud seda teed, et tal oli alguses väga suur ringimajandus ja hästi väikesed teed ja seal oli tõesti raske liikuda. Ja täna on see vastupidi, ehitatakse kõik ümber. Ma viimane kord, kui Poolast sõitsin, naeratus tuleb näole. Aga jälle, kui reisimisest rääkides, vaata, sa ütlesid, et saab Baltikumist välja, me oleme nagu väike katselabor, et siin vist katsetatakse kõik ära, aga nad on nagu jõle huvitavalt saanud panna, et isegi õhuliin on pandud, et nii kui sa lennukiga üles saad, hakkab päike paistma. Et kohe tunned, et oled õige reisi peal ja nii kui tuled alla tagasi Eestisse tagasi, tuleb kohe kaob päike ära. Et siin on nagu niisugune kott peale tõmmatud, et aga on ju iga kord, kui sa teed, vaatad, nii kui sa üles saad, siis tunned kohe, kõik, ma olen juba puhkusel, nii kui lennukis päike tuleb 2 poolt sisse ja üldjuhul see päike seal pilvede peal on. No üldiselt on. Aga mida ma tahtsin öelda nende teesaarte ja nende kohta, et siin mõned räägivad, et need on hoopis eesmärgiga, et tulevikus teid blokeerida, et plokid pannakse sinna vahele ja tee pannakse kinni. Räägi parem, kuidas see Euroopas on. Me leppisime täna kokku, et räägime reisimisest. Ärme täna seda Eestit puudu, muidu me läheme kõik leili, et mul on siin kohe panna, nii et anna olla. Aga üldiselt näiteks Austrias on siin ka värskelt läbi sõidetud. Austria, ka Šveits oli küll
liiklus üsna suur, aga politseid näha ei ole. Politseiautosid näha ei ole, sõidad Austria läbi, politseid ei ole, ehk siis nagu asi toimib, liiklus toimib, aga ikkagi jõuad siia Baltikumi, siis ikkagi hakkab see nii-öelda ikkagi kottimine pihta, et see on seda nagu kohe näha, et. Ei no ja vaata, Kreekas on nagu niimoodi, et teed on muide hästi vanad seal nagu niimoodi. Nagu kõik asjad on vanad, aga samas nad ei ole niimoodi vanad, et nad auklikud oleksid, et nad on lihtsalt vanunud kuidagi ja kannatab sõita, muidugi seal pole nii halba kliimat ka, et talv nagu lõhuks ja nii edasi. Aga mina seal politseid nägin, aga minu arust ta ei ole nagu trahvimise peale väljas, sest seal on nagu siuksed kohad, nagu meil oli vanasti raiputkad nõukogude ajal, kus sa pidid kiiruse alla võtma, sa teadsid, et seal liiklusinspektsioon on nagu väljas, eks ole. Et seal ka, et politsei nagu on kuidagi väljas ja seal peab nagu kiiruse alla võtma 90 pealt 50 peale. Tavaliselt keegi ei võta nagu, et noh, võib-olla langetatakse seal 70 peale niimoodi ja politseionud nagu ei pea kinni siin kiiruse ületamisest. Et see on nagu siuke rohkem, ma ei teagi, mille jaoks, et võib-olla kasvatuslik nagu, eks ole. Muideks, ma olin Nepaalis, olin nüüd 6 aega ja seal pealinn Katmandu, kus elab 30 miljonit inimest, ei ole mitte ühtegi valgusvoori ja ei ole ka ühtegi avariid. Et ma olen hästi palju Indias aega veetnud, püüdnud selle senni kuskilt püüda kätte saada, naine sai kätte, mina veel ei saanud. Aga seal on nagu selles mõttes hästi huvitav, et seal on isegi need punktid olemas, aga need punktid ongi nagu see päris selle hullu huligaani kinnipeatamiseks, et ega ikkagi mass liigub oma nagu tempos ja ma ütlen, et 30 miljonit inimest sul on tee peal reguleerijad, et noh, mina nägin seda poolt rohkem tänava pealt, autodest nägin vähem seda, aga tänava peal oli nagu soovitan kõigile minna, minge käige Nepaalis ära, et suuremat kasvu te ei pea absoluutselt muretsema, te olete kõigist peajagu üle ja te vaatate nagu valgusvoor kaugele, et näete, millal kuhu inimesed liiguvad, aga see mass on nagu meeletu ja aga samas need tingimused ja asjad on nagu, noh, ei minda hulluks, et isegi bussi peale, et sealt hüppab vana välja, kähk uued sisse, teised välja, et meil nagu Eestis, ma saan aru, et me küll tahame saada endale Euroopat ja me oleme saavutanud Euroopa, aga me oleme kaotanud ära elementaarse mõtlemisviisi, vaata see, mida me Indrek suga rääkisime ennem. Et Indias sa sõidad loogika järele, aga Eestis on see, et kui sul keegi ette sõidab, siis sa tead, et sul on peatee, peab ikka lõpuni vajutama, eks ole, sealt eest läbi suruma. Et me nagu oleme täna ära unustanud selle, et üksteisega arvestada, me kardame neid märke ja politseid, mitte me ei mõtle, kuidas liikuda loogiliselt. Ei, no jah, ja vaata, kotitakse ikkagi nagu selles mõttes, et on kiiruskaamerad ja täiustatakse neid kiiruskaameraid. Ja meie eestlased, kes võib-olla väljapoole ei lähe, peavadki seda nagu normaalseks. Aga kui sa vaatad näiteks Kreekas või vaatad Rumeenias, et on pandud need samad sildid välja, et näiteks 10 kilomeetri jooksul tuleb kiiruskaamera. Kiiruskaamerad ei ole mitte kuskil nagu põhimõtteliselt. Ei no inimesi ikkagi Euroopa Liidul on ära raporteeritud, et me tegime seda asja, eks ole, aga kottima ei hakata nagu. Võib-olla on kuskilt, ma ei tea, eelarvest välja varastatud see kiiruskaamera raha, eks ole. Aga noh, küllap meil ka varastatakse välja, aga kiiruskaamera pannakse ka paika. Nagu. Ei no, räägime meie suurest sõbrast Ukrainast. Seal on ju mitte ainult tavainimene lõukaameraid ja politsei lõukaameraid, sest enam raha ei saa. See vähemalt oli üks siukene 7-8 aastat tagasi oli täielik tavaline praktika, et kaameraid selle pärast lõhuti. Et politsei saaks rohkem trahvi ja inimesed lõhkusid selle pärast, et ei saaks trahvi. Et kas kõik peab käima nagu läbi trahvi meetondi alati, et see on nagu küsimus. Ja kui sa vaatad nagu seda, et kui vähe tegelikult protsentuaalselt see trahv toob riigieelarvesse raha sisse. Vaat Valgevenes ma olen kuulnud vastupidi, et Valgevenes maksud on suhteliselt väikesed. No see oli see, kui ma seal 10-15 aastat tagasi käisin. Aga seletati seda, et 50-60% riigieelarvest ongi trahvid, nagu, et panustataksegi selle peale, et inimene eksib. Aga oled sa kindel, et Eestis on trahvi maht väike? Et ma nagu väga ei tahaks seda uskuda ja siis tekib teine küsimus, et aga miks sinna siis nii palju raha sisse kühveldatakse, et loogika ütleb seda, et raha pandakse rohkem sisse, kui trahvidega tuleb. Ma ei usu seda hästi. Aga mina arvan, et see on inimeste maha surumiseks, see trahvimine põhimõtteliselt. Ega see ei ole nüüd nii ilgelt suur tuluallikas, et selle peal riik püsti seisab, vähemalt mitte meie riik. No mina kardan, et see teeb sulle halva tuju, kui sa trahvi saad, sul motivatsioon langeb. Jaa, ei, sellega ma olen nõus, aga mina kardan, et me oleme see väike katselabor, et ei ole hea on miljoni inimese peal ära katsetada, kuidas pärast teha 30 või 40 miljoni peal inimese peal mingeid asju. Et vaatame, kuidas inimesed vastu võtavad ja kui võtavad hästi, siis saab seda laiendada, ega ju kaamerad hakkasid ju, oli küll Euroopas oli riik, aga niisugune suur kaamerate ralli hakkas minu mäletamist mööda Eestis ju pihta.
ja noh, kogu Baltikum ju, kõik see pikivahe mõõtmine, see on ju Baltikumi teema, ma ei ole nagu mujal seda märganud. Ei ole näinud, jah. Et ja see pikivahe hoidmine on nagu selles mõttes niivõrd, et kui sa teed kas või selle möödasõidu, eks ole, mis on Leedus, noh, seisabki sul traktor 80-ga, sa paned 110-ga taga mööda, eks ole, sa korraks ületad ja siis kohe pidurdab maha, et jumala pärast see keskmine ei tule, et seda enam ei kontrollida ka mitte kuidagi, et see on nagu nii haige seal, et sa lihtsalt tiksudki seal taga ja sa ei julge kellegist mööda sõita ega kiiremini sõita. Et see teeb palju hullemaks selle olukorra. Ja vaata, uskumatu nagu ongi see, et ega teised on nagu tee-ehituses eest ära läinud. Isegi need, keda me oleme vaesteks riikideks pidanud. Ka lõppkokkuvõttes Rumeeniad ja kõik need nagu, eks ole. Et Eestis ongi panustatud ainult sellest trahvimajandusse tegelikult. Trahviühiskond. Kuigi samas ega need Euroopa riigid, see isemõtlev pool on, ütleme eriti siin põhja pool on nagu ikka päris raske, et see nii palju, kui ma kuulnud olen, ega Rootsis on suht raske liikluses sõita, Soomes on raske sõita ja see 90 on pandud ja inimesed sõidavad ikka 80-ga, et hirm oleks. Ja samas nagu, kui nagu loogiliselt mõelda, kui mina noor olin ja teie olite, siis oli kiirus täpselt sama suur kui täna. Aga autod on oluliselt paremaks läinud. Okei, autode mass on ka suuremaks läinud, aga tegelikult ju täna ju auto juba pidurdab ise maha, jälgib joont, ütleme seal paremad autod juba jälgivad ka ise kiirust, et selles mõttes võiks see kiirus ikkagi seal 10-20 kilomeetrit tegelikult isegi tõusta. Mitte küll talvel, kus on libe, eks ole, et see on nagu selge. Kuule, aga Indrek, mis sa ütled? Mis me teeme, kui me võimule saame? Mis me teeme? Trahvimajanduse peaks kindlasti üle vaatama, olemasolev trahvikombinaat, see on otseses mõttes, mis me siin on, kuidas Maksuamet trahvib, liikluspolitsei trahvib, riik, Keskkonnaamet trahvib, siis pigem tuleks seda bürokraatiat kindlasti vähendada. See on kindlasti tekitab kindlasti inimestes palju rohkem usaldus, kui see lõputu trahvimine tänases maailmas ja tänases Eestis. No mina ütlen, et Eesti on nii väike riik, et Urbo ütles ilusti, et me oleme nagu niisugune katselabor. Aga me võime ju teistpidi katsetada, et võtamegi näiteks, võtame 8 aastaks trahvid ära ja vaatame, kas liiklus läheb halvemaks või läheb paremaks. Muideks, mul tuli üks enda seik meelde, hästi huvitav liiklustrahvi koha pealt. Ma käisin Hollandis ja pool aastat läks mööda ja tuli mingisugune kiiruskaamera trahv mul kuskilt. Ja saadeti läbi Eesti kohtusüsteemi, Eesti kohus kutsus mu välja, et te saite trahvi. Ja sain selle vastu võetud ja kuidagi, ütlen ausalt, jäi see uuesti vedelema mul. Ja ma ei maksnud teda ära, seal oli 100 eurot, 200 eurot see summa ja läks veel aega mööda ja tuli uuesti mulle kohtus paber ja mul ei olnud kopikatki pandud intressi ega mitte midagi kallimat juurde. Ja sellega tekkis see olukord, kus ma vaatasin, et huvitav, et kui ma Eestis saan trahvi, siis on kohe kohtutäiturid, kohe mingid trahvid ja nii edasi. Seal seda ei olnud. Ja teine asi, mis on huvitav, ma nüüd jään riigivõlga, aga kuskil riigis kirjutati trahv niimoodi välja, et kui kohe maksad ära, seal 15 päeva jooksul on 50% trahvist ja kui ära ei maksa, siis on sul 100%. Et ka see on see asi, mida tegelikult Eesti võiks nagu mõelda nende lihtsamate asjade puhul. Ja tead, mida ma ütlen, mida Eesti võiks teha, kui me võimul oleme? See ei ole nagu võrdne, sest tegelikult ega Läti riik ja Leedu riik ja ükskõik mis muud riigid ei ole Eesti riik. Et kui tuleb, sa ütlesid, et sul Hollandis tuli, käis läbi Eesti kohtusüsteemi, kinnitati ära sul see asi automaatselt sisuliselt. Ei, nad kutsusid mu välja ikka. No kutsusid, no jah, aga näed, põhimõtteliselt kinnitati ära. Aga kui sa kellegi kaebad kohtusse, Hollandist näiteks, siis sa käid tohutu kadalipu läbi, selleks, et sinu nõuet tunnustatakse, sina eraisikuna või eraettevõtjana. Et ma arvan, et siin tuleks nagu see asi ära lõpetada, et miks peaks Eesti riik osutama abi teiste riikide, olgu nad Euroopa Liidu liikmesriigid või mitte, trahvide väljanõudmisel, kui need riigid samal ajal ei osuta väga kiiret abi Eesti kodanike nõuete maksma panemisel nendes riikides. No see peaks olema kahepoolne. See peaks kahepoolne. Mina esimese asjana, kui neid lepinguid jätkaks, seoks ära selle küsimusega, et aga siis peavad meie kodanike ja meie ettevõtete võlanõudeid ka väga kiiresti menetletama teistes riikides. Aga me püüdsime täna vist teha ühe suht kiire saate, et tahaks kuulda ja lugeda ka teie põnevaid Euroopast või ütleme Baltikumist väljas olevaid trahvega või ka Baltikumis ja kõige kihvtim ja kõige rohkem laike saab postitus, saab endale siukese kihvti plaan B kruusi.
vaatame, kas saadame musta värvi, et siis ei pea külma jooki joote, siis keegi ei tea, et te olete plaan B-s, joote kuuma jooki, siis saab teada. Et pange alla kommentaarid ja kirjutage oma näidetest, et mismoodi kuskil on toiminud ja võib-olla pange ka juurde, et plaan B võiks sellega arvestada, et võime päris kihvte ideesid saada. Ja ikkagi üleskutse, kõik liituma, kellele tunduvad meie mõtted head. 5. juulil kohtume Torma mõisakompleksis, kus tulevad suvepäevad ja kõik, kes on ennem liitunud, saavad seal ka asutajaliikme märgi endale ja teeme selle Eesti uuesti korda ja Andru, pane nüüd niimoodi täiega neile, et tulge kõik liikmeks. Kui te liikmeks ei tule, siis teeme teile uut ja vana. Täpselt, et ootame kõiki liikmeks ja ärge mõelge, teate see eestlaste mõtlemine, et oi, ma ei tea, oi, ma ei julge. Tuleb käite seal poe taga, lööte rusikaga vastu seina, ütlete ja siis tulete välja ja siis on jälle poliitika korras. See ei tööta. Et tulge välja, tulge liikmeks, asutame erakonna ära ja näitame Eestis, kuidas asjad on, et ega meil muidu ei oleks nii asjalikud mehed siin Indrek ja seal kaamerate taga on ka mõned asjalikud, aga nad ei taha ennast näidata, et meil iga päev tuleb liitumisi ja tänase rahvaarv on juba päris hea, aga asutamisel tahaksime või ütleme sellel suvepäevadel tahaks öelda välja, et meid on 500 koos. No jah, sest Urbo on käinud Nepaalis ja alustas ju saadet sellega, et ta annab vitsa nagu kõikidele. Ei, mina usun see käsi. Kes liikmeks ei tule, hakkab kohe udjama niimoodi. Mina usun karmasse ja ma usun täiesti, see ei ole lihtsalt niisama, et see erakond sündis ja et ma olen ka selle erakonnaga. Ma olen kõigile sõpradele öelnud, kui ma poliitikasse tagasi lähen, siis unustage mu nimi ära. Ainuke variant, et kui ma tagasi lähen, siis oma erakonnaga. Ja kõik, kes täna liituvad, see on meie erakond, kõigi 500 liikme erakond. Et tulge, teeme ajalugu ja mitte ainult Tartus või Tallinnas, aga teeme Eestis, teeme kogukonnapõhise erakonna. Meil on väga head juhid, meil on väga head asutajad ja väga palju häid ideid. Aga ootame kommentaari ja liitumisi, nii et minu poolt kõigile like, kes teevad ja ootame teid. Tšau! Aitäh teile! Tšau!